Õppus üldjuht Arve Uustalu, mis siin Nursipalu harjutusväljakul neil päevil toimumas on? Nursipalu harjutusväljakul toimub 5. ja 6. novembril lõunaregionaalne kriisiõppus, mille raames harjutatakse läbi erinevad rasket pääste- ja korrakaitsesündmused Võru linnas. Ja siin on toimumas äkkrünnak pangahoones, meil on toimumas hotelli tulekahju, on toimumas kortermaja plahvatus ja kurjategijate otsing maastikul ning täiendavalt veel on keerukas sündmus on Lõuna-Eesti haigla evakuatsioon tulenevalt sellest, et selle lähedal on lõhkeseadeldis. Kuidas siiamaani rahul olete jäänud? Õppuse ettevalmistamisega on pikalt tegeldud ja seni on kõik sujunud plaanipäraselt, et praegu on käimas esimene osaõppus pangarööv ja reageerijad on ilusasti sündmuskohal, kavandavad hoone tagasivalutamist ja pantvangide vabastamist. Kui palju nüüd Eestis ka reaalselt neid oskusi tarvis läheb või on siiamaani läinud, et mida siin harjutatakse? Eks need on suhteliselt harukordsed sündmused, harilased ja tegelikult kriisiõppuste mõte ongi selles, et harjutada kõige hullemate stsenaariumite järgi reageerimist ja koostööd. Et nagu sündmustest nagu näha on, et neid juhivad, nende lahendamist juhivad erinevad asutused ja see annabki neile harukordse võimaluse seda koostööd harjutada erinevate partneritega, et reageerijatel on see kindlasti huvitav väljakutse ja teistpidi ka väga kasulik. Miks just siin Nursipalus? Nursipalu sobib selle infrastruktuuri poolest nagu väga, väga hästi ja lisaks me oleme saanud hea toetuse Kuprianumi ajateenijatelt, kes mängivad siin rolli, täidavad kannatanute rolle ja tähendavalt on ka naiskodukaitse meil siin logistiliselt toeks toitlustamisel, nii et me oleme Kaitseväele väga tänulikud selle võimaluse eest siin harjutada. Ja lisaks mõte on ka selles, et kui nii suur õppus rohkearvulise seltskonnaga õppus ette valmistada, et siis ühe koha peal korraga teha võimalikult palju asju ära, et nii saab kõige väiksemate kuludega kõige parema tulemuse. Iseenesest on see, et me näeme